Hei, olete kunagi mõelnud, kuidas internet suudab teenindada miljardeid ja miljardeid seadmeid, ilma et aadressid lihtsalt otsa saaksid? Saladus peitub ühes paganama nutikas tehnikas nimega VLSM. Täna sukeldumegi sisse ja vaatame, kuidas see digimaailma nähtamatu selgroog tegelikult töötab. Ja see on tegelikult päris hea küsimuseks. Asi polegi selles, et aadresse oleks liiga vähe. Probleem on selles, kuidas neid vanasti jaotati. Kujutage korraks ette, et proovite ehitada linna, aga iga maatükk, vahet pole, kas sinna tuleb pilvelõhkuja või pisike koerakuut, on täpselt sama suur. Just selline absurdne raiskamine toimus kunagi ka meie võrkudes. Niisiis, et sellest aru saada, peame minema ajas natuke tagasi ja vaatama, kus see probleem üldse alguse sai. Enne tänapäevaseid nutikaid lahendusi oli võrkude ülesehitus. Ütleme nii, et see oli väga jäik. See oli üks suurus sobib kõigile lähenemine, mis tekitas lihtsalt tohutult raiskamist. Nii et vanasti selle nii nimetatud klassikalise alamvõrgustamisega jagati kogu aadressiruum täiesti identseteks tükkideks. Nagu siit näha, anti igale võrgule 14 kasutatavat aadressi. Ja tulemus, vaadake ise. Suure kontori jaoks, kus on 100 inimesi, on see lootusetult väike. Aga samas 2 ruuteri omavaheliseks ühendamiseks, mis vajab ainult 2 aadressi, on see ju meeletu raiskamine. 12 aadresti läheb lihtsalt tuulde. Ja siin on need külmad ja karmid numbrid. Kontor A, kus on 100 töötajat, ei saa isegi alustada. Nende jaoks on see plokk lootusetult väike. Ja samal ajal selle pisikese ruuteri ühenduse jaoks me sõna otseselt mõttes viskame minema 12 väärtuslikku IP-aadressi. Oli ju ilmselge, et selline süsteem ei ole jätkusuutlik. Aga õnneks, ja siin läheb asi põnevaks, astubki lavale palju elegantsem lahendus. Selle nimi on VLSM ehk muutuva pikkusega alamvõrgumask. Ja nagu nimigi ütleb, on võtmesüna siin. Muutuv. Mõelge sellest kui personaalsest rätsepast. See vana süsteem andis kõigile XL-suuruses ülikonna, vahet polnud, kas sa oled korvpallur või laps, aga VLSM, see on rätsep, kes mõõdab täpselt ja teeb igaühele ideaalset paraja ülikonna. See vabastab meid neist jäikadest piirangutest ja laseb meil luua just sellise suuruse võrke, nagu meil vaja on. Aga kuidas see siis täpsemalt töötab? Mis on see maagia seal taga? Lihtsalt öeldes, VLSM võtab juba olemasoleva alamvõrgu ja jagab selle veelgi väiksemateks, spetsifilisemateks tükkideks. See on nagu võtta suur põld ja lõigata sealt välja täpselt õige suurusega krundid. Üks suur maja jaoks, teine väike ajalapp jaoks. Vaatage ise seda erinevust. See on ju nagu öö ja päev. Vasakul see vana, jäik süsteem. Kõik klotsid on täpselt üks suurused, täiesti ükskõik, mida sa tegelikult vajad. Ja paremal, see on VLSM-i ilu täies hilguses. Iga võrk saab täpselt nii suure tüki, kui vajab. Ja tulemus, puhas, rafineeritud tõhusus, mitte ühtegi raisatud aadressi. Okei, nüüd me teame, miks VLSM on nii vinge. Aga kuidas me seda siis päriselt teeme? Selleks on üks kuldreegel, tõesti ainult üks, mida peab alati meeles pidama. Ja see ongi see küsimus, eks ole. Kogu see paindlikkus on tore, aga kust otsast üldse peale hakata? Kuidas sa väldid seda, et lõpuks on täielik kaos? Ja siin see ongi VLSM-i kuldreegel ja miks see nii oluline on. Mõelge korraks kohvri pakkimisele. Sa paned alati suured asjad, näiteks saabad, esimesena sisse, eks? Ja siis topid sokid ja muud väiksemad asjad sinna vahele. Kui sa teeksid vastupidi, paneksid sokid esimesena, siis sa ei saaks saapaid enam kuidagi sinna ära mahutada. Aadressiruumiga on täpselt sama lugu. Alusta suurimast ja kõik muu laabub. Ja see sama kuldreegel ongi meie 4-sammulise plaani keskmes. See on tegelikult väga loogiline. Esmalt paneme kirja kõik vajadused, teiseks see kõige tähtsam osa sorteerime need suurimast väiksemani, kolmandaks leiame igaühele selle õige suurusega ülikonna ehk siis alamvõrgu maski ja neljandaks hakkame neid järjestikku paika panema. Lähme vaatame, kuidas see päriselus käib. Okei, võtame ette ühe reaalse näite. Siin on nimekiri meie vajadustest ja nagu näha, oleme juba teise sammu ära teinud. Kõik on ilusti sorteeritud suurimast väiksemani. Peakontor on tipus, vajab 500 hosti. Nii et sealt me alustamegi. See on meie vundament. Nee, hakkame pihta. Meil on kasutada suur aadressiblokk. 10 piks uks, piks 0, piks 0, 22. Peakontorile on vaja 500 aadressi.
mis on lähim sobiv suurus, see on 23 mask, mis annab meile 512 aadressi, ideaalne. Annamegi neile esimese jupi 10 piks 1, piks 0, piks 0, 23 ja mis on oluline, paneme kohe kirja, et järgmine vaba aadress algab sealt, kus eelmine lõppes. Okei, üks tehtud. Liigume nimekirjas edasi. Järgmine on filiaal A. Neil on vaja 120 aadressi. 25 mask annab 128 aadressi. Jälle peaaegu ideaalne. Anname neile järgmise vaba ploki ja kohe edasi. Filiaal B vaja 60, 26 mask annab 64. Sobib suurepäraselt. Kas te märkate seda mustrit? Me liigume järjestikku, nagu paneksid Tetris klotse ritta ilma ühegi tühimikuta. Ja lõpetamegi otsad. DMC, kellel on vaja 10 aadressi, saab endale 28 plokki. Ja nüüd vaadake seda, need väiksed WAN-ühendused 2 ruuteri vahel. Nemad saavad supertõhusa 25 plokki, mis annabki täpselt 2 kasutatavat aadressi, mida nad vajavad. Raiskamine absoluutselt 0. Aga teate, see ei ole ainult aadresside kokkuhoid, see on tegelikult palju enamat. See, kuidas VLSM asjad korda seab, mõjutab kogu võrgu tervist ja kiirust. See 20 alamvõrk, see on iga võrguinseneri väike unistus. See on võlssa MIPi tõhususe parim näide. See annab täpselt 2 kasutavat aadressi, üks ühele ruuterile, teine teisele. Miks peaks keegi tahtma raisata 2 peitst aadressi vana süsteemiga, kui on olemas selline täiuslik rätsepa tehtud lahendus? Nüüd, siin on üks väike, aga ülioluline tehniline detail. VLSM üksi ei tee imesid, ta vajab nutikaid partnereid. Vanad marsruutimisprotokollid olid, natuke kohtlased. Nad teadsid küll tänava nime, aga neil polnud aimugi, kui suur on maja. Nad lihtsalt eeldasid, et kõik on ühesuurused. Aga moodsalt protokollid on palju targemad. Nad annavad edasi nii aadressi kui ka selle krundi suuruse. Ja just see lisainfo ongi see, mis laseb VLSM-il toimida. Ja see pole veel kõik. On veel üks suur boonus. Kuna me panime kõik need aadressplokid nii kenasti järjestikku, saame teha midagi ägedat, mida kutsutakse marsruudide summeerimiseks. Selle asemel, et anda ruuterile iga tänava jaoks eraldi juhis, ütled sa talle lihtsalt kõik, mis algab selle sihtnumbriga, vii sinna suurde linnaosasse. See vähendab tohutult ruuterite töökoormust ja teeb kogu internetti kiiremaks. Okei, võtame siis otsad kokku. Mis on see kõige olulisem, mis siit meelde peaks jääma? Pilt on tegelikult päris selge. VSM vähendab aadressi raiskamise praktiliselt 0. Samal ajal annab see meile tohutu paindlikkuse ja muudab kogu võrgu palju tõhusamaks. See on, teate, win-win-win olukord. Ja kui te peate meelde jätma ainult ühe asja, siis olgu see. See lause võtab kokku kogu selle filosoofia. Austa suurimast, lõpeta väiksemaga. Ja see on oluline. Jäta alati natuke kasvuruumi. See on see mõtteviis, mis ehitab võrke, mis ei ole lihtsalt täna head, vaid on valmis ka selleks, mida tulelik toob. Nii et järgmine kord, kui te avate mõne veebilehe või saadate sõnumi, mõelge korraks sellele. Kogu selle nähtava maailma taga töötab üks uskumatult elegantne ja tõhus süsteem, mis selle kõik üldse võimalikuks teeb. Loodan, et saite siit uusi mõtteid. Aitäh teile!